Tere südasuve, armas kogudus, head vaatajad, head kuulajad. Eestimaa valmistab ennast jaanideks, võidupühaks. Toronto Eesti Baptisti kogudus valmistab taas ühisteks jumalateenistusteks Torontos juuni lõpus ehk siis järgmisel pühapäeval ja pidustusteks 77. aastapäeva pidustusteks 4. ja 5. juulil. Nii et on mida tähistada, on mida mäletada ja on mille eest tänulik olla. Täna ma tahan jutluses jagada lähenevast võidupühast või tegelikult küll mitte võidupühast, aga sellest lähtuvalt tahan jagada võidust. Mida tähendab ja kuidas olla võidukas kristlikus kontekstis. Algussõna jagab Paul ja muusika osas laulan mõned laulud, mis seonduvad tänaste teemadega. Mõnda aega tagasi tähistasime Toronto kogudusega jaoks olulise mehe Evald Männi või Ain Kalmuse 120. sünniaastapäeva. Ja Hiiumaal Sõru rannas avati kivi tema mälestuseks ja mul oli eesõigus ka kaasa lüüa seal selle kivi avamisel muusikaga. Ja selleks puhuks lõin ma ühe laulu, mida ma tahan ka teiega täna jagada. Ja ma otsisin hulk aega Evald Männi luuletustest, mõnda luuletust, millele laul teha, aga seda ma ei leidnud. Aga mind kõnetas tema ühe raamatu jutluste kogu Igaviku aknad pealkiri. Igaviku aknad ja nii sündis laul Aknad igavikku. Karge selge vesi loksub vastu halli kivi. Päike ranna männi kaunilt riietab. Sügiseses metsas lookleb kukesente rivi. Punastamas taevas, sest päike on loojumas. Väiksed käed, mis peitun tema sooja kätte. Kehad kallistuseks, mis on põimunud. Silmad, kust on paistmas armastuse sügav lätte. Antud tõotus hoida üksteist lõppu. Pole pelgalt kaunid oleviku peeglid, vaid need on sosinad, mis luuleks saab kokku. See kõik kaubaklikuks ja alandlikuks teeb mind, sest need on aknad igavikku. Tänuks kokku pandud käed ja palve kuulil. Siiras hoolimine võõral antud leib. Laste rõõmsad kilked mängud maja taga hoovis. Keegi, kes on hoidnud, hoolid silme maisel teid. Pole pelgalt kaunid oleviku peeglid, vaid need on sosinad, mis luuleks saab kokku. See kõik kaubaklikuks ja alandlikuks
igavikku. Aknad, aknad igavikku. As we are approaching the 77th anniversary of the Estonian Baptist Church, our thoughts naturally turn to the many memories made together with our families and friends. The Estonian Baptist Church has always been a people gathered by God's grace, a congregation of believers who prayed together, worshiped together, carried one another's burdens, and faithfully proclaimed Jesus Christ to succeeding generations. And that remarkable story began humbly. On June 26, 1949, 13 young men and women gathered together in faith to establish the Estonian Baptist Church. They were not merely building an organization. They were responding to God's call. They could not have imagined all that God would do through their faithfulness. They could not have foreseen the generations who would follow, the children dedicated to the Lord, the young people who would come to faith, the missionaries supported, the pastors called, the countless sermons preached, hymns sung, prayers offered, and lives forever changed by the gospel. But they planted a seed, and God gave the increase. That young congregation was looking to the future. For 77 years, the Estonian Baptist Church has been an anchor point for the gospel in this community. Every sermon preached, every life baptized, every child taught, every soul comforted, every act of mercy, every hymn sung in joy and in sorrow. All of it has been an expression of faithful stewardship to God's grace. And that stewardship does not end today or tomorrow, because God's work has never been confined to one place. Jesus taught that kingdom grows like a seed. He said, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. There is a holy mystery to those words. Just as a seed must fall to the ground and die in order to produce a harvest, sometimes a cherished chapter must come to an end so that the fruit God has cultivated may be replanted elsewhere. This ending is not the end of God's work. It is a continuation of it. We must continue looking to the future, just as our forebears did, and the plans that God has for each of us. The spiritual fruit cultivated through the Estonian Baptist Church is now being carried to new places, into other congregations, into homes and families, into ministries yet to begin, into lives yet to be touched. The legacy of this congregation lives through the generations it has discipled. Seeds planted decades ago are still bearing fruit, and they will continue to bear fruit. That is why the words of Isaiah are so powerful to us today. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? God spoke those words to a people who feared their best days were behind them. But God is never finished with his people. The God who called 13 young believers together on June the 26th, 1949, is still at work. The God who sustained the Estonian Baptist Church through 77 years of joys and sorrows is still making a way. We may not see all that he is doing, but we know him, and that is enough. For the Lord has been our dwelling place throughout all generations. Not our building at 883 Broadview Avenue, not even this congregation in its present form. God himself is our home. And so today we are not witnessing the disappearance of the Estonian Baptist Church. Rather, we are witnessing a beautiful transformation from a localized gathering into a living legacy of disciples scattered into new fields of ministry and life. The address may change, the gathering place may change, but the church remains,
because the church is the people of God, gathered by grace, redeemed by Christ, and sent into the world with hope. And wherever his people go, the gospel goes, the witness goes, the love of Christ goes. The legacy of the Estonian Baptist Church goes with them. For our hope has never rested in a building. Our hope rests in Christ. He is our dwelling place. He is our future. And he will never fail his church. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for guiding us for this 77 years. But we know that you will always be with us into eternity. Please bless those who have heavy hearts, broken bodies, or are feeling alone today. You can heal what ails your children. Please bless our brothers and sisters here in Toronto, throughout Canada and Estonia. Please bless our leaders here in the church, as well as our leaders in government. Show them the path to your way. Show them the way to peace. And please bless today's service. May the seeds grow in this congregation and reap blessed harvest for years to come. Amen. Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. Jumal, sulle loota saan ja ei pea häbi tundma. Ei pea häbi tundma. Oma teed mul õpeta, juhi oma tõe. Sind kogu päeva ootan ma, rõõmustan su helduse. Rõõmustan su helduse. Mu silmad on alati Issanda poole. Issanda poole, Issanda poole, mu silmad on alati Issanda poole. Tema on mu abi ja jõud. Jah, tema on mu abi ja jõud. Ära meelde tuletan minu patte, mida tein. Oma nime pärast sa mulle Jumal andesta. Mulle Jumal andesta. Oled hea ja õiglane, patusele õpetad. Oma armust õiget teed. Tõde heldus on vaid seal. Tõde heldus on vaid seal. Mu silmad on alati Issanda poole. Issanda poole, Issanda poole. Mu silmad on alati Issanda poole. Tema on mu abi. Mu silmad on alati Issanda poole, Issanda poole, Issanda poole. Mu silmad on alati Issanda poole. Tema on mu abi ja jõud. Tema on mu abi ja jõud. Võidupüha on Eesti rahvuspüha, mida tähistatakse 1934. aastast ja see tähistamise päev on 23. juuni. Ja sellega mäletatakse ja meenutatakse eestlaste võitu
võitu Võnnu lahingus Landesveri üle 23. juunil 1919. aastal, aga sellel on natuke laiem tähendus, kus siis peetakse meeles kõikide aegade võitlusi ja võitusi rahva olemasolu ja vabaduse eest. Võidupüha või sama nimega päevi on väga paljudel rahvastel muidugi seoses oma ajalooga. Võidupüha. Kristlaste võidupühaks on loomulikult ülestõusmispühad. See on see võit, mis muutis maailma, mis muutis vaimulikku reaalsust. Ja kuna ju pühapäevased jumalateenistused on just nimelt üles tõusnud issanda tähistamiseks või Jeesuse ülestõusmise tähistamiseks alguse saanud, väikesed ülestõusmispühad, nii on iga pühapäev omamoodi võidupüha kristlaste jaoks. Ma mäletan ühte vestlust 1990. aastate keskelt, kui ma olin Pereraadios noore poisina, võiks öelda, peatoimetaja. Ja erinevad pastorid käisid seal erinevaid saateid tegemas ja siis mul oli vestlus ühe noorema koguduse pastoriga ja seda kogudust võiks pidada eduteoloogiat viljelevaks koguduseks. Ja mingisugused asjad olid, mis mind tema jutus ja õpetuses häirisid ja siis me vestlesime nendel teemadel ja rääkisime sellest võidukas olemisest ja edukas olemisest ja ma mainisin, et kas see on ikka päris piibellik, et kui me seome sellise edukuse ja võidukuse väliste asjaoludega ja mille peale ta ütles, et ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina tahan olla edukas ja võidukas kõiges ja alati. Loomulikult, kes meist ei tahaks olla edukas ja võidukas? Omaette küsimus on, mida see edukas ja võidukas tähendab ja kas meile piiblis tõotatakse või lubatakse seda edukust ja võidukust, nii nagu meie üsna sageli seda tõlgendame neid mõisteid kui selline väline kordaminek. Kes minu jutlustamise stiili tunneb, see juba võib-olla aimab, et kuigi jutluse pealkiri on võidupüha ja kuigi ma räägin võidust, siis see võib-olla ei ole päris sellise nurga alt ja nii otse, kui võib-olla paljud teised pastorid ja jutlustajad seda teeks. Sest kui me vaatame piibli suuri võitjaid, võtame kas või usukangelaste peatüki, kui me vaatame neid, siis nende elu ei ole selles mõttes, inimlikult mõttes edukas või selline võidult võidule, kordaminekule astumine, muretu lille aasal hõljumine, vaid vastupidi. Sugugi mitte kõik, mida nad palusid, ei läinud nii. Sugugi mitte kõik, mida nad ootasid, ei läinud nii. Sugugi mitte kõik see, mismoodi nad asjadest aru said, ei olnud nii. Iga võiduka loo sees on päris palju kaotusi, päris palju lüüasaamisi, päris palju võib-olla ka pettumusi ja kahtlusi. Ja nii muutub see piir võidu ja kaotuse, Jumala tahte ja inimlike mõtete, hea ja halva vahel palju hägusamaks, kui me võib-olla vahel tahaks, kui me tahaks asju väga mustvalgelt ja konkreetsete piirjoontega näha. Ja mõnda, kes usub piiblit väga mustvalgelt, seda võib see, mida ma räägin täna, võib-olla mõne koha pealt häirida, aga võib-olla laiendab veidi mõtlemist. Aga samas võib-olla kedagi, kes on ka oma raskustes, kes on oma ka lüüa saamises, teda see saab tänane võib-olla julgustama selles, et ka selles lüüa saamises või raskuses, et seal on Jumal lähemal, kui me oskame seda arvata või vahel näha ja märgata. Tänase jutluse aluskirjakohaks on üks väga vägev piiblisalm. See on üks piibli tuntumaid kirjakohti,
kui teha küsitlus teie hulgas, siis võib-olla paljude motokirjakoht või lemmikkirjakoht, mida nad peast võivad tsiteerida ja tihti võib-olla enda julgustamiseks ja motiveerimiseks või ka teiste julgustamiseks ja motiveerimiseks kasutate. See on Pauluse kiri Filiplastele, 4. peatükk, 13. salm. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ma suudan kõik temas. Ja kui me asetame selle kirjakoha tänasesse teemasse, võidupüha või võit, siis mis võiks olla parem kirjakoht? No võib-olla see, et meid on tehtud Jeesus Kristuses rohkem kui võitjateks. Inglisekeelse tõlke järgi sobiks veel paremini. Aga ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. See räägib võidust. Aga alustuseks ma tahaksin selle kirjakoha tuua teie ette 4 erineva sõna rõhutusega. Rõhutades siis erinevaid sõnu. Ja sealt me näeme, kui erinevalt tegelikult me seda kirjakohta võime mõista. Sest kui me loeme puhast teksti, kus ei ole ühtegi sõna nagu kirjutatud suurelt või rasvaselt, kõik on võrdsed sõnad, siis me saame nagu enda tõlgenduses rõhutada ju erinevaid asju. Ja kuna me oleme erinevad inimesed, kuna meid see kirjakoht võib erinevalt kõnetada, siis me rõhutamegi erinevaid sõnu. See tähendab, et see, kuhu sina rõhu paned, millisele sõnale, see ei pruugi kellegi teise jaoks rõhuline sõna olla. Ja ma toon mõned variandid sealt, siin annaks veel neid variante tuua, aga esimene, mina, see maa kõlab liiga lühidalt eesti keeles, aga mina suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Mina. Ilmselgelt selline isiklik, võib-olla ka egoistlik, isekas tõdemus, et Kristus on minu tegemiste teenistuses. Mina tahan, mina võtan ette ja ma saan selle suutlikkuse Kristuselt. Tema aitab mind. Mina. Teine, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. See on väga sarnane sellele esimesele rõhuasetusele, et endiselt on rõhk ja fookus sellel, kes olen mina ja mida ma teen või mida ma suudan. Mina teen, mina saavutan mingisuguse plaani või ettevõtmise, rõhk on minu suutlikkusel. Jah, Kristuse abiga, aga minu suutlikkus. Kolmandaks, ma suudan kõik. Kõik. Tuletab meelde kirja kohta, et mida te iganes palute, seda te saate. Mida iganes. Kõik. See muudab meie plaanid ja mõneti ka meie suutlikkuse, jah, koos Kristusega, aga meie suutlikkuse piiramatuks. Kõik. Miski ei pidurda ega piira meid. Ma saan kõigega hakkama. Ja neljandaks, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Siin ei ole juttu enam nii palju minust kui kellestki, kes midagi saavutab või midagi teeb, vaid siin on juttu temast, kes teeb meid vägevaks. Temast, kes kõik lähtub, kellest kõik sõltub. Nii mina ise, minu suutlikkus kui asjade kordaminek. Siin on juttu Kristusest. Ja kui me veidi selle armastatud kirjakoha konteksti avame, siis me näeme, et see meie jääb tegelikult päris väikeseks või tahaplaanile. Isegi see, mida me teeme või saavutame, jääb tahaplaanile ja esiplaanile või fookusesse tõuseb Kristus. Kristusest piisab. Tema on piisav. Meie ei kontrolli olukordi. Me võime õppida elama vihmas ja põuas, rahus ja sõjas, külluses ja puuduses, aga Kristus minu elus on see kvaliteet või see väärtus või see mootor, mis garanteerib selle, et ma saan hakkama. Ma usun, et sa paned tähele seda, et piirideta võit ja lõputu edukus on minu sõnavaras asendunud hakkama saamisega. Me saame hakkama. Ja taas see võib kedagi häirida, et kuidas ma selle lati nii madalale lasen. Meie võidukad kristlased
ja sa räägid mingisugusest hakkama saamisest, kas Jumal on väike, ta on ülikülluslik, El Shaddai. Aga ma üsna pea põhjendan seda, miks ma selle lati olen toonud sellisest hõiskavast ja väga neoon kirjutatud loosungist, et mida iganes või kõik, ma suudan kõik. Ja miks ma räägin hakkama saamisest? See on jälle kirjakoht, mul tuleb meelde, et ma alles rääkisin ühest teisest kirjakohast, mida peetakse piibli üheks kõige enam valesti või veidi vääralt või konteksti väliselt kasutatud kirjakohaks ja see on nüüd selle kohta öeldakse samamoodi. Just selles valguses, et mina suudan kõik, et me võtame selle kirjakoha selliselt, et mina suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Sest Kristus ju võimestab mind, Kristus teeb mind võimeliseks selleks kõigeks. See on selline, ma ütlen, Supermani kirjakoht, kristlike supermanide kirjakoht. Toronto vajab päästmist, pole probleemi, TPK, koos Kristusega suudame me kõik. Haige vajab tervendamist, pole probleemi, koos Kristusega suudame kõik. Ilmastik vajab muutmist, pole probleemi, koos Kristusega suudame kõik. Vaja on finantse, ei ole probleemi, koos Kristusega suudan ma kõik. Ja kõik on hea sinnamaani, kuni vastused tulevad. Absoluutselt. Me oleme kogenud ju kõik oma elus seda, et me oma usujulguses oleme kas midagi välja palunud või midagi usus välja astunud ja see on toiminud ja see on töötanud. Ja ma usun, et me kõik oleme ka kogenud seda, kui me oleme samamoodi teinud ja see ei ole töötanud, see ei ole toiminud, ei ole tulnud asjad sellisel kujul, nagu me oleme oodanud, nagu me oleme palunud, sellel ajal, nagu me oleme mõtelnud või vahel manifesteerinud, et nad peaksid esile tulema. Ja siis, kui me väga pühendunud oleme sellele, et mina suudan, siis on kerge tulema ka pettumus või kibedus. Aga Jumal, kus sa siis oled? Miks ma ei suuda? Sa ju tõotasid, et ei tule probleeme. Sa ju tõotasid, et ei tule kaotusi. Sa ju tõotasid, et ei juhtu õnnetusi, ei tule leine, ei tule kriise. Aga tõde on see, et Jumal ei ole seda selliselt tõotanud. See kirjakoht ei tähenda üldse seda, et kõik läheb nii, nagu meie arvame, et hea on või õige on või nagu meie tahaks. Isegi võiks öelda, et asjad ei pruugi minna nii, nagu me arvame, et on Jumala tahe. Või usume, et on Jumala tahe. See on kindlasti Jumala tahe. Ja kui on Jumala tahe, siis me võime paluda tema tahte kohaselt ja võtta seda nii, nagu see on juba meil käes. Me kõik teame seda. Aga reaalsus on see, et me saame üsna vähe Jumala tahtest aru. Tänu Jumalale, kui me saame, aga üsna tihti saame me päris natuke või vähe sellest aru. Paulus kirjutab seda kõike filiplastele, et tänada neid rahalise toetuse eest. Väga praktiline kontekst on tegelikult sellel Supermani kirjakohal. Paulus vajas abi, tal oli puudus. Paulus vajas abi. Paulusel oli puudus. Veel enam, Paulus oli Rooma vangis. Ja kui see kirjakoht tähendaks seda, millises kontekstis me vahel seda kasutame või mõtleme, nagu ma siin ka esile tõin, just nimelt selle Supermani kontekstis, et me saavutame kõik, me suudame kõik, sest Kristus on meiega, siis võib küsida, miks Kristus ei teinud Paulust vägevaks Rooma vanglas. Nii nagu me teame ühest teisest kohast, et kui nad hakkasid ülistuslaule laulma, uksed läksid lahti, miks seda seekord ei juhtunud? Või miks Kristus ei teinud Paulust vägevaks siis, kui ta kinni võeti? Ta oleks võinud, ma ei tea, Simpsoni kombel ahelat purustada ja lihtsalt minema jalutada enda peksjate või ka elu lõpus hukkajate käest, sest ta suri märtrina tõenäoliselt pea maha löömise läbi. Et kus oli Kristus oma väega siis, et oleks võinud sealt lihtsalt ära jalutada ja oleks võinud samal ajal tsiteerida seda, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Põhjus on see, et see kirjakoht lihtsalt ei tähenda seda,
millise tähenduse me vahel sellele andnud oleme. Ta on vangis, ta on kogenud puudust, tõenäoliselt ta keha on peksmistest ja vangistamistest deformeerunud, täis valu ja kõige selle sees kirjutab ta, et ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Teisisõnu, see tundub, Paulus nagu ütleks, et see tundub mõistetamatu, aga armas Philippi kogudus, ma olen kannatanud, ma olen vangis, aga minuga on Jeesus ja koos temaga saan ma hakkama. Mõistad, et siin see saan ma hakkama kõlab üldsegi mitte nii väga madala latina. Siin ei saa me rääkida koos temaga, ma võidan kogu maailma või koos temaga ma tulen koos vanglasammastega siit välja. Ei, see on mõnes mõttes ta on hoopis madalam, aga teatud mõttes on see hoopis palju sügavam. Sellepärast, et see ma saan hakkama, ma suudan kõik temas on palju kõrgem kui ükski maine olukord, mis võis Paulus tabada või mis võib meid tabada. Ma ei saa midagi enam teha. Meil on mingisugused olukorrad, kus me ei saa mitte midagi teha. Me saame öelda, me ei saa mitte midagi teha. Mind on kinni seotud ja seal elu lõpus oletame, et mind on viitud hukkamisele. Varsti võib-olla veereb minu pea, aga koos Kristusega ma saan hakkama. Ma suudan. Tema teeb mind vägevaks, sellele vastu astuda ja sealt läbi minna. Kas sa näed seda teist värvi selle kirjakohaga seoses? Kui mina suudan kõik, see mina suudan rõhuga, lause eeldab seda, et minu palve peale olukorrad muutuvad, minu usu peale olukorrad muutuvad, minu suutlikkuse peale olukorrad muutuvad, minu tahe, minu plaan saab teoks. Siis kui rõhk on Kristusel, kes teeb meid vägevaks, siis võivad olukorrad muutuda, aga ei pruugi. Võib-olla jäävad olukorrad samaks, valu ei pruugi kaduda. Lein ja kaotus ei pruugi tulemata jääda. Ja asjad, mida me armastame, võivad vahel otsa saada. Aga kui meil on Kristus, siis sellest piisab. Me saame hakkama ja see teeb meid võitjateks ja võib öelda, et see alles teebki meid tõelisteks võitjateks. Sellepärast, et me oleme usaldanud oma elu suurima võitja kätte. Tema, kes võitis viimase vaenlase surma. Temast suudame me läbi minna ka kõige suurematest jõgedest. Jääda puutumata keset kõige suuremat tuld ja hävingut, sellepärast, et me suudame kõik temas. John Stott kirjutab oma raamatus Kristuse rist. On võimatu lugeda Uut Testamenti ilma, et meile avaldaks muljet seda läbiv rõõmsa kindluse õhkkond, mis paistab eriti selgelt silma, võrreldes seda üsna sisutu ja pealiskaudse religiooniga, mida tänapäeval sageli kristluse pähe esitletakse. Esimestes kristlastes ei olnud mingit lüüa saamise meeleolu. Nad rääkisid hoopis võidust. Sest kui nad rääkisid võidust, teadsid nad, et võlgnevad selle võidukale Jeesusele. Tema on see, kes võitis. Tema on see, kes on triumfeerinud ning tegi seda pealegi resti kaudu. Ja see võidu meeleolu, see kindluse õhkkond, millest John Stott kirjutab, ei lähtunud välistest olukordadest. Nende võit ei lähtunud sellest, et Kristuse, väes nad panid Rooma riigi tegema nende tahet või et mingisugused veel poliitilisi või suuri muutusi ühiskonnas esile tuua. Ei, Nero tegi ikka oma jäledusi ja jõledusi. Nero kiusas taga, Nero hävitas kogudust ja tappis kogudust. Aga kõige selle sees oli neil võit. See võidu meeleolu tuli sellest, et võit, mis neil oli olukordade ülene. Võiks öelda ka maise elu ülene, kogemuste ülene. Ja selle allikas oli Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine. Nad ei seostanud seda võitu, üleloomuliku finantsõnnistusega või
kurjadest vaimudest vabastamisega või haigete tervenemisega. Nad ei seostanud seda, ma ei tea, imelise pääsemisega Rooma võimu tagakiusu eest. Need kõik võisid olla osa sellest võidust ja see võib olla kõik osa meie kristlikust pärandist ja kristlikust elust. Jumal teeb vägevaid asju, aga see nende võit ei olnud nagu lähtuv sellest või sõltuv sellest. Sest loomulikult see rõõmustab, loomulikult see kinnitab meie usku, kui kõik sellised asjad juhtuvad. Jumal üleloomulikult sekkub. Aga tänases kontekstis ei saa me see võidukus lähtuda meie majanduslikust, sotsiaalsest või tervislikust või muust sarnasest seisundist või seisust, sest kõik, mida ma loetlesin, on midagi, mida saab meilt ära võtta. Absoluutselt kõik. Kõik võivad ühe hetkega kaduda. Meie sotsiaalne olukord, positsioon, meie tervislik olukord ühe diagnoosiga, meie finantsolukord, mõne finantskriisiga ja nii edasi, nii edasi. Ja see võit, mis kõigel sellel baseerub, on väga habras nagu liiva peale rajatud maja. Algkristlastelt võeti tõenäoliselt enamus kõigest sellest ära. Neil ei olnud suurt selles maailmas midagi. Aga neil oli nende võit. On arusaadav, et me ei oska ennast samastada, me ikkagi natuke fantaseerime, kui me räägime algkristlastest, mida nad täpselt mõtlesid ja mida nad täpselt tundsid ja mis neil oli ja mida neil ei olnud. Isegi kui me arvame, et me mõistame selle aja kristlasi, ega me tõenäoliselt ikkagi päris ei mõista. Me ei oska asetada ennast nende rolli. Nad elasid täiesti erinevas kultuuris, keskkonnas, olukorras. Aga ehk aitab nende suhtumist võidukusse ja võitu mõista kirikuisa Polükarpuse öeldu enda hukkamise eel, kui Rooma maavalitseja käskis tal salata Kristust. Lihtne. Salga Kristus ja sa võid elada. Salga Kristus, sa saad jätkata oma armastatud tegevusi siin maa peal, sa saad jätkata võib-olla oma elu koos oma kallitega. Lihtsalt salga Kristus. Ja selle peale Polükarpos olevat ütelnud, 86 aastat olen ma teda teeninud ja ta ei ole mulle mingit ülekohut teinud. Kuidas ma võiksin siis salata oma kuningat, kes on mind päästnud? Kuidas ma võiksin salata? Tema jaoks ei olnud võit hukkamisest pääsemine, füüsilisest surmast või valust pääsemine, vaid tema jaoks oli võit Jeesusele ustavaks jäämine ja ülestõusmise ja igavese elu kogemine. See on see kõrgem võit, mida ei saa mitte kellegi käest ära võtta. Armsad sõbrad, ma ei taha kuidagi õpetada või öelda seda, et kristlane peab elama kindlasti tagakiusus ja kristlane peab elama kindlasti puuduses ja vaesuses ja haigustes ja kannatustes, kaugel sellest. See ei ole mingisugune kristlik ideaal või standard ja tänu Jumalale, kui meil on imelised kodud, tänu Jumalale, kui meil on mugavad autod, ilusad riided, meie söögilauad on lookas kõige paremast toidust, meil on võib-olla pangas investeeringud ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on õnnistus ülevalt. Ja sellisena on vaja seda ka näha ja mõista. Tänu Jumalale kõigi nende võimaluste eest, aga meie võit ja meie edukus ei sõltu üheski nendest loetletutest. Meie, ma suudan kõik, ei lähtu sellest. Me oleme võitjad isegi siis, kui on puudus, isegi siis, kui on kannatus või raskused. Ma loen lõpetuseks terve selle lõigu, mille sisse jääb ka tänane teemakirja koht Filiplaste kirjast 4. peatükist 10. salmist. Apostli tänu abi eest. Väga suureks rõõmuks issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule, sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt, oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav.
nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ometi te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest. Teie filiplased ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses. Sest teie saatsite minu vajadusteks abiga Thessalonikasse rohkem kui ühe korra. See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet. Mul on nüüd kõike ja küllaga. Mu käed said täis, kui ma Epafrodituselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, sootsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses, aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Amen. Siin kirjutab mees, Jumala mees, apostel Paulus, kes on kogenud korduvalt ja korduvalt puudust. Ja võib-olla ka sellist mahajäetust või üksildust, kui ta tunnistab siin, et keegi nagu väga ei hooli sellest, mismoodi tal läheb, aga filiplased on olnud selles ustavad ja on mõtelnud tema peale. Ehk siis filiplased on toetanud korduvalt Paulust finantsiliselt. Ja seetõttu on ta vajadused nüüd täidetud. See on omaette teema, aga armsad, meie saame olla üksteisele ka väiksemates ja suuremates võitudes abilised, nii nagu filiplased olid apostlile. See kõik, mida Paulus suudab Kristuse läbi, ei ole mingid, ma ei tea, tema ilmutused, tema unistused, tema plaanid, et see on see kõik, mida ta suudab, vaid see kõik, mida Paulus mainib, on vaesus ja on küllus. On haigus ja on tervis. On heakskiit ja halvakspanu, puudus ja küllus, tagakius ja austus, kurbus ja rõõm, edu ja läbikukkumine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja Paulus ütleb, et ma saan koos Jeesusega ja tema läbi kõige sellega hakkama. See on see kõik. Sest need olukorrad, Paulus otsuga ütleb, et need olukorrad ei defineeri mind, need ei defineeri Jumalat, need ei defineeri minu ja Jumala suhet, need ei defineeri minu võitu. Ma olen võitja vaatamata kõigele sellele või siis ma olen võitja kõige selle sees. Armsad, see on tõeline võidupüha, see on tõeline võidu tähistamine. Issand, tänu sulle, kui meie elus on hästi. Tänu sulle, kui me võime Pauluse kombel öelda, et mul on kõike küllaldaselt. Aga sa näed ka neid, kellel on suur puudus. Olgu see siis füüsiline, hingeline või vaimulik. Sina näed neid, kes tunnevad ennast läbi kukkununa, kes tunnevad ennast kõrvale jäetuna. Issand, ava meie silmad, nägema seda, et sa oled meile väga lähedal meie edus ja meie puuduses. Ava meie silmad nägema seda, et see kõik on ajutine. Ja issand, sina oled teinud meid võitjateks üle kõigi nende olukordade. Ja see võit on kalli Jeesuse Kristuse surmas ja ülestõusmises. Tänu issand selle armastuse eest, tänu selle võidu eest ja tänu sulle, et sa õpetad meid selles võidus käima iga päev. Amen. Ma võin rääkida inglite keeles, saada sõnumeid taevastest tuultest, kuid kui mul poleks armastust ja kui mul poleks armastust, oleksin tühjustes katel ja kõlisev kuljus ma vaid. Ma võin rajada külad ja
koguda virnades sinna, kuid kui mul pole õnnistust ja kui mul pole õnnistust, oleksin hilpudes kerjus oma tühjuse varjus ma vaid. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Jumala armastus muudab meil südame. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Sest on Jumala õnnistus see, mis meid rikkaks teeb. Ja Jumala armastus muudab meil südame. Ja Jumala armastus muudab meil südame. Jumala armastus muudab meil südame. Selline oli tänane südasuvine virtuaaljumalateenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Aitäh kõigile, kes kaasa teenisid. Nii hea meel, et sa olid täna koos meiega. Meid ootab ees põnev nädal, kui Jumal tervist ja päevi kingib, siis kohtume järgmisel pühapäeval juba Torontos. Aga võtame selleks nädalakski vastu Jumala õnnistuse, mida me kõik väga vajame. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.